Tere, olen Tislerite kutseõpetaja. Näitan teile täna paar trikki, kuidas seadistada kodus kasutatavad korkhinged selliselt, et uksed seisaksid ilusti sirgelt ja räägime täna sellest, kuidas hooldada oma lõikelaudu. Nende esimeste kruvidega on võimalik ust kallutada ning kahe ukse vaheline vahe muuta siis minimaalseks. Nõuete kohaselt peaks ta olema 2 mm. Et selle kruviga siis paigutatakse uks selliselt, et vahe oleks teistpidi paigas ning uks kapi vastu ei käiks. Kolmas ja viimas seadistus on meil ukse kõrguse seadistus. Selleks, et uks oleks ülemise pinnaga siis tasa ja ilusti sirge. Kui meil on üle olemas siis kõrvalised uksed juures, siis nende vahe peaks ka kuskil umbes 2 mm olema. Niimoodi peaksite saama oma kodused korkhinged kõik paika. Räägin siis teile veel lõikelaudade hooldusest. Mul on siin välja toodud 2 liiki lõikelaudu. Üks on otspuit lõikelaud ja teine on siis pikipuu lõikelaud. Hoolduseks saab kasutada siis tavalisi õlisid, mida te panni peal kasutate. Et hoolduseks saab kasutada lappi või salvrätikut ja neid siis tasuks hooldada kord kuus. Kindlasti hoida nõudepesumasinast eemale kõik puittooted, mis teil köögimajad pidamises on.